koht, mis tegelikult, kui te saate aru ükskord, siis te edasi saate aru seda igavesti. Et mõlemadest poolest on tehtud paarid, eks ole, ja siis me hakkame neid tagasi tuua töösse. Et ma just tegin pööre pahempidiselt poolt, just tegin ja nüüd mul on vaja hakata juba neid tagastada töösse, neid silmused ja ma näitan, kuidas see toimub. No nii, minu iluriiba on tehtud ja siin ongi see. Ma püüan seda suurendada, et teie ise näete ka. No rohkem ei saa suuremaks teha. Vaatage, me tõstame seda silmuse niimoodi ülesse ja nii. Ja koome seda parempidiselt. Selleks, et siin ei tekiks auku. Me seda teeme sama mähist, pöörame ringi uuesti ja lähme tagasi. Ja meie kudumine praegu võttis juurde uue silmuse. No ehk see oli vana silmus, aga lihtsalt töösse tuli. Lähme sinna poole, kus on meil esimene või mitte esimene, vaid viimane pööramispunkt pahempidiselt. Siin ta on, näete, vot siin ta on. Ja siin pahempidiselt poolt me tõstame tagantpoolt seda. Vot nii, selleks, et teha ilusa pahempidise silmuse. Ja koome neid nagu koos. Siin tekkis meil nagu 2 silmust, aga tegelikult see on 1. Teeme uuesti niimoodi pööramise kohta. Pöörame tagasi ja lähme uuesti algusesse. Nii, näete. Niimoodi, ikka koome edasi. Siin on, kohe tuleb see moment, mis paljud ei saa aru ja ütlevad, oi, siin on topelt, on vaja kududa, ongi niimoodi. Selleks, et meil tuleks ilus, siin nagu topelt on vaja kududa. Aga vaatage, mis ma mõtlen. No nii, see silmus, see on see silmus, mis me just eelmine rida pöörasime. Ja me ikka seda koome nii, et meie paneme ilusti mähis tagasi ja koome koos. Aga järgmine, see oli tehtud, kuna me tegime siin edasi-tagasi need kahandused. Ja see on see silmus, mis me peame tagastama töösse. See on juba teine paar, mis me tagastame. Nii, järgmine tavaline silmus ja selle ümber me teeme mähist. Selleks, et järgmine kord meil ei tekiks siin auku, kuna me hakkame kuduma. Pöörame ringi ja lähme uuesti sinna poole, kus on teise paari silmused ootavad meid. Nii, tuleme siia, mis me näeme. See on eelmise rea pööramiskoht.
mis me paneme siia ja koome pahempidiselt. Aga see järgmine, see on üle eelmise korra üks ilmus, mis me peame tagastama. See on teine paar. Näete, järgmine silmus on lihtsalt pahempidine. Me teeme siin uuesti sellise mähise ja pöörame ringi oma tööd. Sellise mähisega me alustame tagastama juba kolmanda paari töösse. Näete? Nii, liigume tagasi. Nii, ja tagastame seda töösse. Mähise võtsime ja koome seda koos. See on nagu ema silmus ja see on nagu beebi silmus, eks ole. Vahepeal ütlevad mulle, et sa kasutad sellised väljendid, mis ei ole olemas. Neid on olemas, neid on siin. Nii, neid kaks koos koome. Nüüd meil on juba 3 paari, näete, juba 3 paari juba töös tagasi. Ja see järgmine, mis on parempidine, teeme mähise. Kui te ükskord saate pihta, siis te saate aru, et siin ei ole midagi ebaloogilist või ebanormaalselt või mis iganes mida. Siin on kõik väga loogiline ja väga lihtne tegelikult. Aga ükskord ajule on vaja seletada, et kuule, sina saad hakkama. Minu kallis aju, me teeme seda selleks, et õppida midagi uut, midagi head, midagi huvitavamat ja see on meile vaja. Ja kuna sa niimoodi räägid iseendaga, siis sa saad hakkama. Ma täitsa usun. No mina sain hakkama, teie saate hakkama kindlasti. Nii, vaata, meil on järgmine koht, kus me peame niimoodi tegema ja võtame töösse seda silmuse ja see on see paariline. Seda paarilist võtame ka. Nüüd. Siis on mähis. Teeme ümber niimoodi ja koome edasi. Siin juba hakkab looma. Siin juba hakkab täiesti tulema see, mis meil on vaja. Nii. 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 Ja võtame töösse tagasi silmuse, eks ole, võtsime ja teine ka tuleb töösse, eks ole, ja tuleb eelviimane kord mähisega niimoodi ja uuesti pahempidised kõik. Et mis see mähisega viis mulle meeldib. Miks? Sellepärast, et ei tekiks auke. Auke ei ole ja siis me saame rahulikult vaatada pärast oma kanna tulemust ja siis ilus, tuleb lihtsalt ilus. Vot. Ja siit poolt ka me peaaegu
juba lõpetasime seda edasi-tagasi pööramise. No nii, tule üles niimoodi, valmis, tule teine kord üles, valmis, ümberpööramine, eks ole, natukene võib juba tagasi panna. Nii, ja jälle kõik käib nii nagu oli. Parempidised viguriga, et oleks need ilusamad ja sirgemad. Siis minu iluriba, kus on keskel kertsilmused, parempidised. Ja uuesti viguridega parempidised. Ja niimoodi, üks ja teine ja äärmine ümber mähisega. Ja lähme siis tagasi. No vot, me peaaegu saime valmis, saime tehtud seda bumerangi kanna. Nii, jälle üks ja siis teine üleilmisest reast ja pöörame meie tööd. No tegelikult siin juba võib lihtsalt kududa pahempidine. Nii, ja vaatage, kuidas tuli välja. Sama ilus, selline ümmargune bumerang kant on valmis. Palun teie ees, et ta igas ilmus läheb oma kohta, mitte mingit vigurit siin ei ole. Nii sümpaatne, nii korralik. Vaatage siit poolt ka, et veel, kuna me seda peseme ja ilusti kuivatame, siis tuleb veel ilusam kui niimoodi, kui mina näitan. Minu meelest see on kõige ilusam kant, mis on üldse võimalik. Palun väga, kõik on teie ees. Täitsa ilus, täitsa sirgekene. No nii, ja edasi nagu tavaliselt tõstame siit poolt, siis koome seda osa, siis tõstame siit poolt ja koome seda osa ja edasi, nii nagu mina näitasin oma õpetuses, või kahandades siin niisama neid kahest poolest, ühest poolest ja teisest poolest ja tuleb teil täitsa tavaline kant. Palun bumerangiga, aga siin tuleb see kolmnurk täitsa tavaline, mitte nii, nagu mina näitasin. Ühesõnaga, koome koos ja kui midagi veel arusaamatu, alati kirjutage mulle või tahate midagi parandada või tahate midagi paremaks teha, alati andke mulle teada. Koome koos, kallid.